3. juuli pärastlõunal liikus aktiivne äikesevöönd Lõuna-Eestist põhja suunas, põhjustades samaaegselt tugevaid tuuleiile, paduvihmasid ning rohkelt välke. Kella 13.45 ajal paiknes selle saiuala täpselt Simunast lõunas ja kuulda oli juba müristamisi. Minutid muudkui mööduvad ja ma ise olen õues ning tegelen pildistamisega. Samaaegselt on tunda, kuidas õhk jaheneb ja tuul hakkab vaikselt tugevnema. Umbes kella 14 paiku hakkab muutuma nii tuulesuund kui ka pilvede liikumissuund. Oi, see tuleb päris kiiresti. Vaata, kiiresti läheb sealt heledama. Kuna lõuna suunast on lähenemas külm front. Jah. Kohe muutus. Minutiga. Okei. Sel hetkel otsustasin ma minna varju alla, kuna vihmasadu hakkas liiga kiiresti tugevnema ja ma ei tahtnud, et mu tehnika oleks märjaks saanud. Mida minutid edasi, seda tugevamaks muutus vihmasadu ja välke hakkas ka rohkem esinema. Tugevas vihmasajus oli võrdlemisi raske näha neid välke, aga müristamis oli küll selgesti kuulda. Tugev vihmasadu kestis pikalt ja äike oli üsna intensiivne. Minutis oli vahel rohkem kui 3 välku. Kakskümmend minutit enne kella 3 jätkus vihmasadu ja välke oli ikka üsna palju. Otsustasin oma kaamera viia teisele poole maja, kuna välgud esinesid Simunast põhja ning Kirde suunas. Just praegu esines välgusäevatus ja see polnud just mitte väga kaugel Simunast. Kui te vaatate nüüd täpselt taeva suunas, siis on näha üks suurt pilvmaavälku.
Nüüd on näha ühte suurt sähvatust maja nurgas ja sellele järgneb valimürin. Kella 15 paiku enam suurt sadu ei esinenud, tuul oli juba üsna nõrk ja mõned kaugemad mürinad kostusid veel ka Simunasse. Aga igati siuke võimas päev oli äikese seisukohalt ja kogu see jäädvustamine ning jälgimine tasus vähemalt minu jaoks ära.